Mina külastan väga palju põlde hooaja jooksul ja tegelikult on väga hea Ättfarmist nii-öelda tagasi vaadata põldude ajalugu, et kui põldudel on selliseid probleemseid piirkondi, et siis saamegi tuvastada, et kas see probleem on käesoleva aasta põhine või on see juba varasemalt olnud selline probleemne koht. Ja muidugi katsete planeerimisel on Ättfarm abiks olnud selles mõttes, et meil on vaja katsete jaoks üsna ühtlast põldu, et tingimused oleks sarnased ja siis me saamegi Ättfarmi kaudu tagasi vaadata, et kuidas see põld varasemalt saagi mõttes või ütleme biomassi mõttes on näidanud, et kas ta on ühtlane või ei ole. Ja tegelikult ka kodupõldudel kasutasime see aasta Ättfarmi, et ühe põllu tegime prooviks nii-öelda Ättfarmi kaudu väetamisega. Et tegelikult oli seal näha, et ikkagi piirkonniti see väetise kogus, mis põldu läheb, on väga varieeruv. Et selle võrra ikkagi saab väetamise nii-öelda täpsemalt teha. Oma põldudel endestrit kasutasin sel hooajal väga tihti, et jälgisin hooaja vältel talinisu põllus, et kuidas see taimede toitumine nii-öelda muutunud on. Aga muidugi endestri puhul ei tasu ära unustada seda, et kindlasti peab nii-öelda ka taustsüsteemi meeles pidama, et sel aastal oli hästi põuane, et oligi tihtipeale see, et peale väetamist võis endester näidata, et on ikkagi lämmastiku puudus, aga lihtsalt see väetisi on mõjuma hakanud, sest sademeid ei olnud. Ja see endester on tegelikult minu arust väga käepärane ja mugav kasutada, et kuna teda saab telefoniga ühildada, siis esiteks see telefonis saab ise jälgida, mitu lehte oled ära mõõtnud ja saab ka tagantjärgi vaadata, et mis need näidud on olnud. Et ka ütleme Baltic Agro töös kasutades olen erinevate katsete peal seda proovinud ja kui ongi nüüd sügisel nii-öelda katse tulemuste analüüs, siis ma saan tagantjärgi neid andmeid seal hinnata ja vaadata. Et väga selles mõttes mugav. Kõigil endestrit kodus ei ole ja tegelikult saigi nii-öelda hinnata, et kas taliviljadel näiteks on lämmastikku juurde vaja või pigem mitte. Aga seal jällegi pidi hindama seda, et kui palju ikkagi mullas niiskust on olnud. Ja oma põldudel tolleks hetkeks, kui talinisul oli nii-öelda lipuleht välja arenenud, hakkas see pea moodustumise faas, siis oli meil juba siin osadel põldudel vihma tulnud ja tol hetkel oli tegelikult väga hea selle endestriga hinnata, et kas oleks vaja kvaliteedi tõstmiseks lämmastikku juurde anda. Ja tol hetkel siis endestriga mõõtes aparaat ikkagi soovitas paarkümmend kilo lämmastikku juurde anda, et kvaliteedi tõsta ja seda me ka tegime.